iga esmaspäev oli nii-öelda Pallase koridoris motellilaad kohe. Neid tuli sinna kokku vähe mitukümmend. Ja mul oli sellega väga palju kokkupuuted, kuna ma olin Pallases selline õpilane, ma kooliraha maksa ei ole jõudnud ja siis ma olin igas klassis, olin klassi vanem või kursuse vanem. Aga selle ülesanne oli tol korral esmaspäeva hommikul motell võtta. Näiteks kui Liimand ütles, et katsu võtta järgmine nädala esmaspäev tuleb vara kohale, vaata üks poiss või neiu või vanamees või siis tema andis ainult selle idee ja siis ma pidin nende hulgast valima. Ja ma mäletan väga Liimandiga oli, Liimandil on üks töö, üks neiul on punane roos käes, akt ja istev akt. Ta oli järgste ilusa blondi peaga tüdruk ja tahtsin seda võtta, aga ma olin ise nii noor ja vaatasin, kuidas ma selle tüdruku juurde nüüd lähen, ütles, et tule nüüd aktiks motelli. Ja see oli juba nagu taktika, siis ma valisin ühe naisõpilase ja üks Linda Roorand oli, ma ütlesin, et kuule, mine kauple see neiu. Et Liimand on sellega väga nõus. Ja no niimoodi siis sai kaubelda, ega siis ei tihanud ka igaüks kohe ja ütelda. Aga sinna tuli kokku küll mustlasi ja mustlaspoisse ja vanu inimesi ja need valik oli alati tõesti nagu väike turg oli. Näiteks ega tol korral ju koolist ei tahetud nii ära minna. Ma väga mäletan, Enn Roos oli meisterklassi õpilane ja talle vist, et kevadel lõpetamine. Ta jättis midagi tegemata ja jättis isegi mõne teoreetise aine andmata ja siis ta mulle rääkis, ütles, et kus ma lähen? Mul on siin priiruum, priiateljee. Ja ma saan siin motelli kasutada. Võt, mina sel aastal küll ei kandideeri lõpetamisele. Olin linnas ja mäletan, et sain sealt Kivisilla juures oli kiosk ja võtsin selle lehe ja seal gaasilambi valgel järsku lahti vaatasin, kas tänases on see kuulutus, et võetas õpilasi vastu õhtukursusele. Ja see teade oli seal lehes ja mul on see nii meeles, nagu oleks see olnud äsja. Ja ma kortsutasin, ma ei lugenud sealt lehest midagi muud, kortsutasin selle lehe kokku ja viskasin Emajõkke Kivisilla pealt alla. Ja mul oli otsustatud, homme lähen Pallasesse õhtukursusele. Ega seda Pallasesse minekut hea pilguga ei vaadatud ja olti minu peale päris kuri, et üks poiss niisuguse ulja töö peale nüüd läheb. See ei anna mitte midagi ja isa oli mul kaunis kõva sõnaga ja ma pidin arvestama, ta oli ikka suur mees ka. Ja ta ütles, et kohe õpi advokaadiks või õpetajaks või kirikuõpetajaks, selleks on mul raha, aga selle kooli jaoks mul ei ole. Vähemalt 1939. aasta kevadeni, mil Tallinna kunstihoones avati suur prantsuse kunstinäitus Picasso, Matissi, Bonnari, Derani ja paljude teiste töödega aukohal. See oli vast Eesti kunstielus üks suur sündmus ikkagi. Et tol korral me kõiki neid impressioniste ja impressionisti neid juba teadsime ja olime näinud neid piltide peal, aga kohe näitusel originaale näha. Sai mitu päeva seal Tallinnas oltud
ja iga päev leidsid jälle uue autori ja põnevalt avastasid. Ja see oli suur õppetund. Nii peakski iga kunstiõpilane saama maailma muuseumites käia.